1. oktoobril tähistab maailm rahvusvahelist muusikapäeva. Esimene rahvusvaheline muusikapäev toimus kuulsa viiuldaja Yehudi Menuhini eestvedamisel 1975. aastal. Päev on mõeldud muusika populariseerimiseks ühiskonnas ja muusikas peituvate väärtuste levitamiseks. Eestiski korraldatakse sel päeval väga erinevaid tasuta kontserte üle terve riigi. Näiteks 2017. aastal kõlas Eestis muusikapäeva raames 121 tasuta kontserti. Päev kulmineerub õhtuse muusikapreemiate tseremooniaga. Tänavu Tallinna lennujaamas, sest meie helivõlurid on tuntud Eestist kaugemalgi. Kes pälvivad ihaldatud muusikaauhinnad? Selgub just selle... 1. oktoobril aastal 1935 sündis Inglismaa lauljatar ja näitleja Julie Andrews, keda kogu maailm tunneb eeskätt muusikalidest. Helisev muusika ja Mary Poppins. Supercalifragilisticexpialidocious, even though the sound of it is something quite atrocious. If you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Viimasega võitis ta 65. aastal ka parima naisnäitleja Oscari. Julie Andrews and Mary Poppins. Tema lauldud laul Helisev muusika püsis Briti ja USA edetabelites alates 1965. aastast müstilised 382 nädalat, mis teeb üle 6 aasta. My heart wants to beat like the wings of the birds that rise from the lake to the trees. My heart wants to sigh like a chime that flies from a church on a breeze, to laugh like a brook when it trips and falls over stones. 2. oktoobril aastal 1951 sündis Inglise laulja, laulukirjutaja ja näitleja Gordon Matthews Thomas Sumner artisti nimega Sting, mis tähendab astel. Selle nime sai ta endale oma musta ja kollase triibulise kampsuni järgi, millega ta džässklubides musitseerimas käis ja millega ta suurt mesilast meenutas. Sting saavutas oma kuulsuse ansambliga Police. Nende suurim hitt oli Every Breath I Take. Tuhande 1977. aastal alustanud bänd lõpetas tegevuse aastal 1985 ja Sting alustas tegevust sooloartistina. Sting ühendab oma muusikas džässi, reggae, maailmamuusika ja klassikalise muusika mõjusid. Sting on võitnud oma karjääri jooksul arvukate teiste auhindade kõrval 16 Grammit. Sting on müünud läbi aegade üle 100 miljoni plaadi. Tema läbimurdealbumiks oli tema teine sooloalbum Nothing Like Sun aastast 1987, kust pärinevad tema megahitid Fragile ja Englishman in New York. Lest we forget how fragile we are. On and on the rain will fall like tears from a star, like tears from take it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Tema etnomuusika-armastus ilmneb 1999. aastal välja tulnud megahitis Desert Rose, kus ta laulab duetti Alžeeria laulja Keb Mamiga.
on ta välja andnud 12 sooloalbumit. Sting üheks tuntumaks lauluks sai 1993. aasta albumilt 10 Summoner's Tales pärit laul Fields of Gold. You remember me when the west wind moves upon the fields of barley. You'll forget the sun in his jealous sky as we walk in fields of gold. 2. oktoobril aastal 2009 andis Briti bänd Mumford & Sons välja oma esimese albumi Say No More. Album võitis peagi kuulajate südamed üle maailma. Mumford & Sons sai 2011. aastal Briti aasta artistiks. Plaat jõudis Ameerika Billboardi edetabeli tippu. Plaadist sai 3. kõige enam digitaalselt allalaaditud album ja seda müüdi 760 000 eksemplari. Suurimad hitid debüütalbumilt olid laulud The Little Lion Man ja The Cave. Open mind, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Didn't I, my dear? Tänaseks on bänd välja andnud veel 2 albumit, Babel ja Wilder Mind. Lisaks on ülitatud ka 3 live-albumit. Mumford & Sons oli oma energilise ja eheda muusikaga teerajajaks suurele akustilise folgiliku popmuusika vaimustusele. Bänd esines valdavalt koosseisus banjo, kitarr, klahvpill, kontrabass ja ansamblijuht Markus Mumford lisas rütmi basstrummiga. Bändi suurimaks hitiks on lugu I Will Wait. Kolmandal oktoobril aastal 1936 sündis USA helilooja Steve Reich. Teda peetakse üheks muusikalise minimalismi pioneeriks. Minimalism on muusikaliik, kus kasutatakse lühikesi ja lihtsaid meloodialõikusi, mida korratakse väikeste muutustega palju kordi. Ta tõi muusikasse palju uuendusi, näiteks luupimise ja reaalsete meid ümbritsevate salvestatud helide kasutamise muusikas. Ta armastas muusikasse tuua ka nii-öelda temponihke või faasinihke, kus hääled või erinevad instrumendid hakkavad kordama mingit fraasi, kuid väga väikese tempo erinevusega. Teoses Pendulum paneb ta rippuvad mikrofonid kõikuma üle kõlarite. Hetkel meil mikrofonid üle kõlari kõiguvad, hakkavad kõlarid vilisema või undama. Kogu teos ongi üles ehitatud nendele juhuslikele helidele, mis tekivad mikrofonide ja kõlarite kokkupuute hetkel. Mikrofonide erineva kiirusega kõikumine tekitab taas temponihke. Reichi muusikal on iseloomulik ka motoorne ja monotoonne rütmiline foon. Teoses Different Trains kasutab ta koos keelpilliorkestriga nii salvestatud inimhäält kui reaalseid salvestatud rongihelisid. Reichi muusikat nimetatakse sageli ka faasi või pulsimuusikaks. 4. oktoobril aastal 1970 lisandub 27. klubisse USA laulja Janis Joplin. Tema eluaastat 1934 kuni 1970, kes leiti surnuna ühest Hollywoodi hotellist. Surma põhjus
heroiini üledoos. Taas üks muusik, kes suri 27-aastaselt. Janis Joplin ehk Pearl, nii oli ta hüüdnimi, oli Ameerika rock- ja bluusilaulja ja laulukirjutaja. Ta oli kindlasti oma aja kuulsaim ja edukaim naisartist. Ta jõudis välja anda 3 albumit. Viimane album, Pearl, ilmus küll postuumselt. Aga plaat oli ülimenukas. Tema karjääri jääb ka esinemine kuulsal Woodstocki festivalil. Vaatamata oma suurele menule tundis ta ennast väga üksildasena, mida ta väljendas temale omases psühhedeelses stiilis laulus All is Loneliness. Tema üks kuulsamaid laule on Piece of My Heart. Neljandal oktoobril 1982 sureb ka üks klassikalise muusika suurkuju Kanada pianist Glenn Gould, kellest sai 20. sajandi üks tuntumaid pianiste. Ta on eriti tuntud oma Johann Sebastian Bachi teoste interpretatsioonidega. Ta ei hoolinud kellegi teise arvamusest muusika tõlgendamisel ja tegi seda täpselt nii, nagu talle meeldis ja nagu tema õigeks pidas. Värvikus tema isikule ja esinemistele lisas tema mitte väga tavapärane olemis- ja esinemisstiil. Näiteks armastas ta oma mängule päris valjusti kaasa joriseda. Sellega on olnud hädas nii dirigendid kui salvestajad, kuid see oli ja on ja jäi. Kuid see oli ja jäi Glenni muusika osaks. Glenn Gould on esimene Ameerika muusik, kes peale teist maailmasõda esines Nõukogude Liidus. Nimelt toimus 1957. aastal Gouldi Nõukogude Liidu tuur. 1977. aastal lennutas NASA kosmosesse muuhulgas ka Glenn Gouldi salvestise Bachi muusikaga. Kuuendal oktoobril aastal 1953 sündis Eesti helilooja, 10 Eesti rahva seas väga armastatud laulude autor ja pianist Rein Rannap. Rannap andis pianistina oma esimese soolokontserdi 1968. aastal. Kuigi Rannap on loonud palju klaverimuusikat, orkestriteoseid ja ka ooperi, tuntakse teda siiski eeskätt ansambel Ruja asutajana ja loomulikult tema imeilusate laulude järgi. Olgu see siis Nii vaikseks kõik on jäänud, Suudlus läbi jäätunud klaasi, Raagus sõnad, Must rong või Eesti muld ja Eesti süda. Nii ja lilled kõik me aknaklaasi siis sulavad. Kuller uppo, koppelissa, issa. Marjari meeste meelest, pudrupott oli poiste meelest, pudrupott. Mari oli maasikas mäellä, kuller koppu koppelist, kuller aga siis kutsub ta inimesed kokku ja tahab neile esineda. Muusikale meeldib Rannap, Rannapile meeldib esineda ja see kõlab hästi.